Preparing live stream. Done redirecting to Facebook Live. Live ilusti töötab Margo alt küll hetkel. Yeah. Margo alt ma näen, et live on täitsa kombis. Redirecting to Facebook Live. Live ilusti töötab Margo see ei ole ilmselt see, kuhu sa tahad meid, Marja. Kas me võime nii, et jagame sinu alt seda või? Minu poolest võid, kui see täidab su turunduse eesmärke. Täidab. Ma tõstan selle, jagan seda sinna. Nii et me võime Ivaga alustada. Ja, hakake päriselt rääkima. Hea küll. Väikeste viivitustega siis, aga nüüd tundub, et me oleme tehniliselt välja mõelnud, kuidas see võiks käia. Hakkame siis selle aastase ideega lõunaga peale. Meil on märkargumenti nädal käimas ja märkargumenti lehel märkargumenti.ee saab siis neid üritusi vaadata, mis meil selle nädala raames plaanis on. Ideega lõuna on üks nendest ja Facebooki vendi all saab siis samamoodi näha toimuvaid üritusi ja nende kohta ka eelmiste aastate ürituste käigus valminud videoid ja muud sellist vaadata. Lisaks saab märkargumendi lehel argumenti õppida, seal on väike kirjeldus selle kohta, mis argument on ja üks väike kassi argumendi näide, sest miks mitte rääkida kassidest. Aga meie selleaastane teema on selge sõnum. Sõnumi selgusest argument sageli saab alguse, et selleks, et hakata asju selgitama ja tõestama, peab alguses väljendama sõnaselgelt, mis su mõte on ja sellele sõnumi selgusele selle aastase märkargumendiga tähelepanu juhtida tahame. Täna ühtlasi on maailma kõnekunstipäev, World Speech Day. Nii et head maailma kõnekunstipäeva ka siis kõikidele. Me oleme 6 korda seda Eestis või 5 korda varem tähistanud, täna on 6. kord ja mul on olnud toredaid vestluseid varasematel aastatel siin Fontesest. Külli Lilleorg käis rääkimas ja siis Eerik Mooraga vestlesime Eesti Ekspressi peatoimetajaga eelmine aasta. Aga täna on mul siin külaliseks Ivo Visak. Ivo on Saaremaa gümnaasiumi koolijuht ja nii palju, kui ma oskan ise nimetada, aga Ivo võib muidugi täiendada, siis Ival on 3 sellist tausta, mis kõik võib-olla pakuvad siin huvi ka täna. Et üks on siis selline hariduse taust, et sa oled töötanud õpetajana mitmes erinevas koolis ja täna siis koolijuhina ametis, lisaks Noored kooli programmist läbi käinud. Siis teiseks sul on selline disaini taust, et sa töötasid Velvetis, sa oled vist disainiga õpetanud koolis. Et selline disaini taust on ka see, kust ta tuleb. Siis kolmandaks meid ühine siduv taust on väitlustaust. Et need on sellised kolm nagu aspekti, mis ma oskan su taustast välja tuua, aga tere ja äkki ütled ise selle, mis ma ära unustasin. Ma arvan, et kõik on väga hästi, et selles suhtes, et kõik need 3 asja ühel või teisel viisil minu eluga on tõesti seotud, et läbi Noored kooli programmi ma üleüldse pärast bakalaureuseõpinguid kooli sattusin. Muidugi siin ma võin kohe nagu öelda, et ma olen Noored kooli dropout, et ma nii-öelda viieline õpilane selles osas ei ole, aga jätkasin koolis töötamist ja pärast seda ma juhtisin ka ühte võrdlemisi suurt MTÜ-d Eesti mõttes Noorteühenduste Liit, kus siis sai tegelikult juhitud seda väga põneval ajal, mil meie 16- ja 17-aastased said esimest korda õiguse minna kohalikul tasandil valima. Ehk siis niisugune vastutusrikas aeg, aga paralleelselt ka meeletult põnev, sest et selle ajaga oli seotud ka natukene taaskord väitlusseltsist ja ka Vabaühenduste Liidust alguse saanud valimisvalvurite spin-off Noored valimisvalvurid, kus me siis tegelikult praktiliselt 200 noort veel üle Eesti panime jälgima selle osas, et kuidas valimised koolis toimuvad, kas nad jõuavad kooli koridoridesse viisakal kujul või kas nad üldse peaks jõudma ja kuidas neid paneele koolides peetakse. Et seal me tegime koostööd õiguskantsleri bürooga ja ausalt öeldes
paar markantset näidet tuli ka, kus üks kohalik Narva volikogu liige, kes oli ka seotud siis Narva veega, viis siis busside kaupa noori valimiste ajal just siis kõnelema sellest, kuidas ikkagi mina, see olen vesi. et väga põnev aeg. Ja ma selle noorte teema juurde tegelikult mingisuguse ringiga siit jõuaks hea meelega sinuga tagasi ka, käiks enne natukene mööda selliseid juhtimise ja haridusjuhtimise radasid ja siis tuleks selle noorte teema juurde hea meelega tagasi, aga ma mõtlesin, ma küsin su käest alguses hoopis sellise küsimuse, et kuna see maailma kõnekunstipäev meil on, et siis millal sa viimati sellist kõnet pidasid, mida sa saad nagu kõneks nimetada või kui tihti sa seda koolijuhina üldse teed? Koolijuhil on ju ikka oluline roll kõnepidamises, sellepärast et nii mõnigi, ma muidugi praegu tatsan, ma olen nagu noor koolijuht, eks ole, et noor koolijuht on see, et keda võib-olla õpilased näevad vaata et liiga palju ja väsitavalt palju, et ühel hetkel, kui koolijuht on juba kogenud, siis tavaliselt õpilased võib-olla näevad teda nagu aastas paar korda, et ilmselt 1. septembri päeva aktuse kõne, 24. veebruari aktuse kõne ja lõpetamise ajal kõne, eks ole, et tegelikult selle esimese kooliaasta jooksul, et meil on nüüd pool kooliaastast ja nad on nii-öelda möödas põhimõtteliselt, et ütleme niimoodi, et päris palju kõnesid on saadud juba peetud, et uue kooli puhul põhimõtteliselt kõnepidamine on koolijuhi igapäevane tööriist. Neile, kes siis ei tea, et Saaremaa gümnaasium on, eks ole, äsja alustanud uus riigigümnaasium, muuhulgas uues majas. Maja on nii uus, et mina ei ole ka sinna majja jõudnud nüüd järgmises kuus ühe ürituse raames. Saan esimest korda teie maja näha. Et sellest need juba viited uuele koolile. Aga kui seda kõneoskust niimoodi juhi mõttes ja see ei ole sul kaugeltki esimene kord, kui sa juhid, sa just rääkisid, eks Noorteühenduste Liidu juhtimise kogemusest, et kas juhil oskus kõneleda, oskus avalikult kõneleda, avalikult siis nii oma meeskonna ees kui võib-olla ka väljapoole, et kas sulle tundub, et see on selline nagu hädavajalik ja möödapääsmatu põhioskus või sulle tundub, et tegelikult see oleneb palju nagu juhi stiilist ja saab edukalt ka niimoodi kuskilt varjust ja kommunikatsiooniinimeste selja tagant seda juhtimist edukalt teha? Ei, no muidugi selles suhtes, et ega kirjanduseski neid halle osavaid kardinaale on nagu halle kardinaid on piisavalt olnud, eks ole, halle kardinaale, aga kõige selle asja juures ma isiklikult eelistan ikkagi seda juhtimisstiili, kus juht suhtleb enda kolleegidega ja enda meeskonnaga, et kui juht tahab olla meeskonna mängija, meeskonna osa ja tegelikult nii-öelda päriselt aru saada, mis inimeste peades toimub, siis tuleb suhelda ja aktiivselt ja tuleb suhelda kõigest, tuleb suhelda tööasjadest, aga samal ajal tuleb tegelikult osata ka rääkida teistel teemadel. Ehk siis see nüüd ei tähenda seda, et mängida hoolimist, vaid päriselt hoolida ja selles suhtes, et siin puhul ühelt poolt selline inimlik suhtlemisoskus, aga teiselt poolt tõepoolest, kui me räägime ikkagi konkreetselt koolis töö korraldamise mõttes, siis koolijuhi sõna on koolis teatavasti püha. Ja vajadusel saab siis mõne käskkirjaga kinnitatud, et see tähendab seda, et koolijuhil on koolis võrdlemisi suur sõnaõigus ja sellest tingituna see sõna peab olema ka niivõrd hästi kommunikeeritud, et kõik sellest aru saaksid. Ja kõige selle taustal, eriti veel sellises uues organisatsioonis, tõepoolest 2020 mai ma küll koolijuhina alustasin, aga sellised esimene aasta oli selline mesinädalate aasta, kus ma sain Kuressaarest Iterannas filosofeerida, milline see uus kool olla võiks ja enda meeskonda kokku panna, õpetajaid värvata ja nii edasi ja nii edasi.
aga nii-öelda kohe, kui tuli 2021 august kätte, kus me alustasime õpetajatega igapäevaseid koolitusi ja nii-öelda meeskonna kokkumängimist, siis ülioluline on tegelikult see küsimus selles, et esiteks, kes need juhid siis nüüd selles organisatsioonis on ja kuidas mina siis ka nagu töötajana siia sellisesse nagu meeskonda sobitun, et kas ma saan nendest juhi soovidest aru ja samamoodi, kas mina juhina saan tegelikult enda meeskonna soovidest aru, et me tegelikult kuu aega võtsime lihtsalt selle tarbeks, et kõik need soovid ära kaardistada erinevate meetoditega, et küll kõige klassikalisemaid maailmakohviku formaate, aga samal ajal ka erinevaid üks-ühele intervjuu formaate, teisi niisuguseid meeskonna sisendi kättesaamise formaate. Ja sellest oli meeletult kasu, et võib-olla tõesti augustis, kui õpetajatelt ma napsasin peaaegu üle 20 päeva puhkust ära, nad alguses selle üle väga õnnelikud ei olnud, sellest, et varasemates koolidest olid ju need puhkusepäevad neil kätte saadud. Aga paralleelselt nagu hiljem ma olen järgi kuulnud, et tänu sellele, et me võtsime lihtsalt selle aja ja mitu nädalat tegelesime ka ainult meeskonna ülesehitamisega, see tegelikult nagu tekitas selle olukorra, et kui me ikkagi päriselt 16. augustis 2021 päriselt enda majja saime sisse, esimesed 2 nädalat me tegime üldse igal pool mujal Kuressaares enda kohtumisi, siis me olime juba meeskond. Okay. Et ei olnud nagu seda tunnet, et võõraste inimestega oleksin ühes ruumis ja ma arvan, et tänu sellele õpetajate toa saime ka niisuguse hea tujuga sisse ristida, mitte sellisel viisil, et see oleks mingisugune võõrad inimesed on kogunenud. Kõige hullem asi, mis saab minu meelest meeskonnas olla, on see, kui inimesed ei tunne üksteist või võõrastavad üksteist ja ma kahtlustan, et nii hästi häid asju sünnib lihtsalt vähem. Aga see siin niimoodi seda erinevaid põhjuseid rääkida ise ja kuulata, kui teised räägivad ühe põhjusena neid põhjuseid loetledes, sa ütlesid, et saada nagu paremini aru või selgemalt aru, et mis inimeste peades toimub. Aita siis korraks meil aru saada, et mis ühe sellise võrdlemisi nagu värske koolijuhi peas toimub, et mulle see sinu kirjeldus sellest, kuidas kõigepealt oli unistamise faas ja siis oli selline käivitamise faas, meenutas. Ma täna siin, kui ideega lõuna ära lõpeb, siis ma lähen kohe kooli tundi andma, lähen Rocca al Mare kooli ja siis see meenutas Rocca al Mare kooli käivitaja Hannese sellist lugu, mida ta on ikka rääkinud, et oli unistatud üks selline imeline kool ja siis tuli 1. september ja tulid õpilased ja siis kõiksugused plaanid hakkasid muutuma. Aga mis su tänane seis on, et mis su nagu laual sellise mõne huvitava väljakutsena on, mis su peas toimub, midagi sellist, millest võib-olla nagu haridusjuhtimise väline inimene ka suudaks aru saada? No, võib-olla kõige olulisem asi on ka tegelikult see, et ma püstitasin koheselt, kui ma üldse nagu kandideerisin koolijuhiks, et siis ma püstitasin ka nii-öelda Haridus-Teadusministeeriumile 3 ideed, millega mina kindlasti tahaksin koheselt toimetama hakata. Üks nendest oligi tegelikult argumenteeriv kool. Sinna sekka siis ka tegelikult hästi aktiivne koostöö Eesti 3. mittetulundussektoriga. Ja siis sekka veel siis ka see, et tegelikult haridusdisaini niisugust, mingi teade tuleb praegusel hetkel. Kooli elu ikkagi, eks ole. Ja 3. asjana siis tegelikult oligi see, et saaks haridusdisaini meetodeid hakata koolis rakendama. Et ma tunnen nagu seda, et selle esimese ja teisega oleme päris tublisti toimetanud. Et väitlusselt siin hiljuti ka tunnustas meid siis niisuguse toreda asjaga nagu aasta väitlusliikumine 2021, aga siis sekka ka see, et tegelikult nii-öelda MTÜ-dega, kellega me siin nagu aktiivselt koostööd teeme ja kelle sündmustel meie noored käivad või kes käivad ise siin meie koolis midagi tegemas, nagu on järjest nagu tõusutrendis. See haridusdisaini käivitamine, see ongi niisugune pikem filosoofilisem ja mingis mõttes ka täitsa niisuguse uue haridussuuna nii-öelda väljamõtlemine. Ehk siis kõige selle asja juures nii-öelda selle haridussuuna
loomine võtabki aega, et hästi palju ma mingis mõttes mõtlen selle peale, aga paralleelselt teemasid, mille peal ma veel mõtlen, ongi näiteks see, et kuidas kas esimene kooliaasta hästi edukalt ära teha niimoodi, et me ikkagi loome täitsa uut koolikultuuri. Jah, ilmselgelt meil on mingis mõttes, eks ole, nii Kuressaare gümnaasiumi kui ka Saaremaa ühisgümnaasiumi gümnasiste üle tulnud ja ilmselgelt nende kahe kooli kultuur ja vaim mingites meie tegemistes ka elab, aga kõige selle seas sellise uue kooli see hakkab sükestest väikestest sümboolsetest asjadest pihta, et alates koolisõrmus või tekkel, eks ole, aga see läheb tegelikult palju kaugemale, et me oleme püstitanud need 3 väärtust, eks ole, et inimlikkus, koosloome ja uudishimu, et kuidas ka tegelikult need jõuavad meie tegemistesse, kuidas me neid ise märkame ja võib-olla isegi ühelt poolt see pidev vastutuse tajumine ka selle ees, et Saaremaa gümnaasiumi haridus on antud hetkel siis Saaremaa gümnaasiumi, Orissaare gümnaasiumi, Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi ja siis ka otsapidi Kuressaare ametikooli käes. Aga kõige suurem arv neid gümnasiste või keskhariduse omandajaid on siis Saaremaa gümnaasiumi majas, nii et see tähendab, et see meeletu vastutuse tajumine. Et mingis mõttes kindlustada ära ka see, et õpetajad saavad väga hästi õpetada ja õpilasi juhendada ja paralleelselt ka see, et õpilased ise tõsiselt ka pühenduksid õppimisele ja et neil oleks need võimalused olemas. Et mingis mõttes kogu aeg käib ka sellise füüsilise ja vaimse ruumi loomine, et nendest ei saa kuidagi üle vaadata ja muidugi see vaimse ja füüsilise ruumi loomine käib ka kolleegidega koos, eks ole, et milline on õpetajate tuba, kuidas me õpetajaid toetame. Selle jaoks on meil tegelikult lausa sihuke tore ametimees majas nagu kogukonna juht, et ühelt poolt meie kogukonna juht tegeleb sihukese aine nagu kogukonna praktika ja ka väitluse õpetamisega, Marit Tarkin siis seelkuulda, eks ole, legendaarne väitlusõpetaja Saaremaal. Aga sekka siis ka tegelikult see, et Mariti oluliseks rolliks on ühelt poolt ka siis sihukese kogukonna kaasamine, sest selleks, et oleks piisavalt praktikakohti õpilastele, et kõik peavad kohustuslikuks korras ka vähemalt ühe praktika mõnes kolmanda sektori organisatsioonis või siis mõnes ettevõttes, kes tegeleb näiteks sotsiaalse ettevõtlusega. Aga siis ka see pool, et just nimelt õpetajad oleksid omaette hoitud kogukond ja et need õpetajad saaksid siis ka tegelikult just iga päeva tööst ja õpetajate tuppa tulek on sihuke hea meelega, et kui sa pärast vahetundi lähed õpetajate toast välja, et siis on tegelikult sa oled natuke puhanud jälle ja meel on järgmiseks tunniks hea. Ütle mulle, ole hea, need oma 3 lähteteesi uuesti, sul oli argumenteeriv kool, siis sul oli haridusdisain ja see 3. oli? Ja et 3. oli siis tegelikult siukese mittetulundussektori aktiivne kaasamine. Et kui me nüüd, ma vahepeal ütlen, et kui keegi on liitunud laivis meid vaatama siin viimaste minutite jooksul või meie videosalvestust vaatab niimoodi, olles alguses kuidagi ilma jäänud, et siis märkeargumendi nädala ja maailma kõnekunsti päeva puhul siin lõunasöögi taustaks ideega lõuna raames vestlen Saaremaa gümnaasiumi juhi Ivo Visakuga ja sealt ma tahtsin selle mulle kõlas see kuidagi hästi selgena, mis sa ütlesid, et nagu 3 sellist asja, mis sa ütlesid, et millega sa ise tuled ja siis oli teised 3 asja, mis te siis olete nagu kokku leppinud selliste väärtustena. Et kuidas selline sõnumi selgus ja sõnumi argumenteeritus nagu mis kuju ta nagu igapäevaselt võtab, et ma saan aru, et ilmselt ühel tasemel sa näitad ise lihtsalt head eeskuju, sellepärast et juhi eeskuju organisatsioonis, eks on nagu selle mõju kiputakse teinekord alahindama, tegelikult see on väga suur mõju, et kuidas juht ise valib ennast väljendada, kuidas ta oma sõnumeid saadab, kuidas ta koosolekutel
arutelusid läbi viib ja seda kaasavat või kaasavust nagu aktualiseerib organisatsioonis. Aga ja teiselt poolt siis on selline õppetegevus, eks ole, et sul on väitlusklubis rohkem noori seal kui mul Rocca al Mareseks väitlusklubis, aga et kuidas see selline sõnumi selgus ja argumenteeritus nagu mujal koolielus välja paistab, ma ei tea, õpetajate omavahelises suhtluses, teistes ainetes, suhetes lastevanematega, kus ta veel nagu elab? Ja kindlasti selles suhtes ühelt poolt, ma lihtsalt korraks tulen väitlusmetoodika juurde ka, et väitlusmetoodikat päris aktiivselt on meil õpetajad hakanud proovima ka katsetama enda tundide ajal, et ka geograafia tunnis saab seda väga edukalt. Tervitan siinkohal meie geograafiaõpetajat Ülle Kreost, et ka tema on proovinud debatte pidada geograafia teemadel, et poliitgeograafias on see ääretult lihtne, eks ole. Mulle meeldiks käia su koolis. aga sinna sekka siis ka tegelikult see, et ma arvan, et laiemas plaanis siin tuleb hästi palju mõelda ka selle peale, et kui me nendest 3 väärtusest räägime, siis neid väärtuseid tuleb ise ka kogu aeg silmapiiril hoida, et kui sa näed, et sa saad mingi tegevus väga hästi sobitub sellega, et me tõstame neid esile lihtsalt. Ja see ei ole tegelikult mingisugune eriline meie poolt välja mõeldud praktika, et need asjade leidmine ja asjade üles kutsumine, et mul õnnestus hiljuti siin käia Boltis ja ka Pipedrive'is koolijuhtidega külas ja ka Pipedrive minu meelest teeb seda nagu väga hästi, et nad on ära raamistanud teatud väärtused, mida nad järgivad ja neid siis iga 2-nädalaste vahedega, kui ma ei eksi, ka neid väärtuste kandjaid ja nende tsitaate nad ka välja toovad, et just nimelt lasevad siis kolleegidel tunnustada enda kaaskolleege, et tema nüüd kandis seda väärtust või teist. Ja ka siin puhul, näiteks seesama üks meie väärtustest, mis on inimlikkus, eks ole, et inimlikkus on üks kole paha nagu kahe teraga mõõk, sellepärast, et nii nagu meil on seal altruism, nii samuti seal paralleelselt on väga võib-olla inimlikkuse pahelisemaid tahke, eks ole, aga just nimelt leida neid inimlikkuse ilusaid tahke ja altruismi tahke ja väga hea oligi mul siin kooli kommunikatsioonis hiljuti siduda hästi aktuaalne Saaremaa gümnaasiumi õpilasesindus ja õpilasesinduse ümber tegutsevad aktivistid siis tegid väga suure korjanduse Saaremaal ka Ukraina inimeste toetuseks koostöös siis Punase Ristiga. Ja ei ole paremat, ilusamat väljendust altruismist ja tegelikult austuses kaasinimeste suhtes, ka tegelikult austuses tegelikult selle suhtes, et kui miski on teisele väga kallis siis, ja see on õigustatud tunnetus, siis seda tuleb aktsepteerida. Et kõige selle juures need õpilased sai esile toodud selle osas nii kommunikatsioonis, koolisiseselt, stuudiumis ja ka enda kõnes, kui ma saan, siis ma toon seda välja, et ise tuleb nendele väärtustele rõhuda ja ei tohi nagu ära unustada, et mis see kõik on. Ja muidugi paralleelselt sekka, eks ole, et kuna me oleme nii värske kool, siis meil veel näiteks üks asi nagu arengukava puudub, et väga palju asju me saamegi väga sügavalt siduda kõikide nende asjadega, nende väärtustega, nende eesmärkidega, mis ma püstitasin 2020. aasta alguses. Et kõik need saaksid ka siin järgneva 3, 4, 5 aasta jooksul kõvasti rakendust ja väärtused on nagu ilusad sõnad ja need eesmärgid on ilusad sõnad, aga kõige rohkem tuleb tegeleda inimestega, inimestesse panustada. Ja aus vastus on ka tegelikult see, et need asjad ei sünni siis, kui sa ei panusta enda meeskonda ja selleks, et meeskonda panustada tähenduslikult, pead sa meeskonnaga suhtlema. Et see üks kord aastas enda meeskonna liikmetega nagu 30 minutit vestelda, see ei ole normaalne. Sellega sa ei loo sügavaid suhteid, sellega sa ei saa mingeid pikkasid plaane inimestega teha. Ma siin ise proovin ka nüüd sellel aastal vähemalt 3 korda kõikide õpetajatega pikemat vestlust teha
Ilmselgelt oleks startupi maailm, siis et tõesti Velvetis töötades oli ju hea, et produtsendina sul olid mingid suuremad projektid, sul oli oma tiim ja tegelikult igapäevaselt suhtlesid nendega ja samal ajal said ka nagu kätt pulsil hoida, et ühelt poolt, kuidas sul nagu projektiga läheb, aga teiselt poolt, kas ma saan siit kuidagi veel aidata. Ja mingis mõttes mingitel hetkedel muidugi erasektoris, aga ka koolis, alati ei saa aidata, vahepeal peab nüüd gaasi, vahepeal on see, et nüüd pane gaasi juurde, et ma nüüd aitan sul gaasi juurde panna, aga siis, kui sa ühel hetkel selle võid maha võtta, siis ma luban, et ma poputan sind, et selles mõttes eesmärkide nimel tuleb rasket tööd teha ja rasket vaeva näha, aga samal ajal nii-öelda inimesi peab selle juures püüdma maksimaalselt hoida ka. Okay. See oli nagu hästi hea näide, see, kus sa rääkisid sellest õpilaste korjandusest ja siis sellest, et kuidas, kuna see on väärtusega, ütleme nagu paneb selle väärtuse elama, näitab, mida see tegelikkuses tähendab, et siis seda sina saad, eks juhina nüüd oma sõnumiga ja organisatsioon oma sõnumitega saab hästi palju nagu toetada, et muidu sa võid rääkida, eks ole, sellisest abstraktsest väärtusest nagu inimlikkus, aga et kui see muutub nagu nähtavaks, et siis seda eks nagu võimendada sellelt positsioonilt, kus sa oled, kus sul on see võimalik, eks. Ja see läbi muuta kuidagi nagu hästi selgeks, et mis see tähendab või kuidagi nagu, et oleks see tähendusväli ühine. Aga mulle tundub, et ma näen nagu ümberringi ühte sellist veidi kummalist dilemmat, kus ühelt poolt inimesed just sellist selgust tahaksid, et oleks eesmärkides selgus, et oleks võib-olla väärtustes selgus, ma mõtlen nagu organisatsioonide või meeskondade piires. Aga teiselt poolt siis, kui tullakse kokku nendest asjadest nagu rääkima, siis kipub sageli mitte selgust juurde tulema, vaid sellist nagu segadust juurde tulema, sellepärast, et see jutt läheb kuhugi niimoodi järje pealt ära metsa ja siis rääkimisega väga kuhugi jõuta, siis tuleks uuesti järgmine kord kokku rääkima ja siis hakkab kõikidel juba aega puudu jääma, sellepärast, et ei saa nagu ära räägitud seda juttu. Et kuidas ma ei tea, koolis, kuidas haridusvaldkonnas võib-olla natukene laiemalt on, et kas sellist selgelt ütlemise oskust, kus sa näed, et sellega nagu hästi on ja kus võib-olla tundub, et seda sooviks ideaalmaailmas juurde? Ma arvan, et õpetajad oskavad väga selgelt öelda, mis su hinne on, aga kõikides teistes valdkondades absoluutselt täpselt samamoodi on see, et see sama asi, mis sa kirjeldasid, et see, et me augustis mingid asjad kokku leppisime, ei tähenda seda, et 2 kuu pärast me samasuguse meelevärskusega nagu edasi toimetame. Et just hiljuti me siis veebruari lõpus ja märtsi alguses, mil see viimane vaheaeg meil oli, et käisime siis Viimsi gümnaasiumil külas ja tegelikult nii mõnigi õpetaja ütles, et mis meil need kokkulepped tegelikult olid, ja see on täiesti okei, et vahepeal kooli, ütleme niimoodi, et vahepeal on hulgi nagu vett jälle merre voolanud, eks ole, aga koolis on see, kõik on nagu ülivõrdus, et see kiirus ja mingis mõttes ka meeletult sotsiaalne töö on kooli keskkond. Ja sa tegeled nii õpetajana kui ka koolijuhina iga päev ainult inimestega. See ongi ainult igapäevane töö inimestega ja sellest tingituna nii-öelda kuna inimene tahab palju aega ja inimene tahab palju keskendumist, siis kogu selles kontekstis on täiesti loogiline see, et muud asjad kas kipuvad ununema või siis seda teravikku on vaja jälle kellelgi teisel nii-öelda õigeks koordineerida, õigeks suunata. Ja selleks tingituna nii-öelda sükesed, ütleme, et see Viimsi väljasõit oli nagu väga kasulik, et me saime jälle mingisugused asjad jälle kokku leppida, jälle selguse majja. Mul oli jälle nagu hea meel, et tegelikult õpetajad mõtlevad väga sarnaselt minule ja et me oleme nagu tegelikult koos seda kooli loomas, et see oli ka tegelikult üks nii-öelda lubadustest kõikidele õpetajatele, et
et ma võin koolijuht olla ja maksuameti ees vastutan mina, eks ole. aga laiemas pildis tegelikult kogu see meeskond, kellega me koos seda kooli tegema hakkasime, nad on kõik loojad, nad on kõik kooli ja väga paljud nii-öelda mingisugused traditsioonid sünnivadki hoopis meie õpetajate läbi. Siin puhul hästi hea on tuua meie kehalise kasvatuse õpetajad, kes väga kenasti on sidunud, siis meil on laes üks väga kaunis kunstiteos Elu ätsed ja sellest tekkisid siis meie kooli spordivõistlused ätsekad ja ätsekatega seoses siis need on sellised nende 5 paralleeli suured spordivõistlused, mida siin erinevates spordivaldkondades peetakse ja see on nagu täitsa nagu asi nüüd juba, ja ma täiesti kindel, et Koit ja Linda lähevad sellega edasi ja lõpuni, ja ongi midagi juba, mis on täitsa meie kooli nägu, eks ole, et kuskil mujal võib-olla midagi sarnast, aga mitte päris nii. Ma korra tahaks teha ühe sellise väikse mõttetiiru enda ümbritsevate olude juurde ka, sellepärast, et päris isolatsioonis me ju ei ole üheski organisatsioonis sellest, mis meie ümber toimub ja sul on siin nagu kooli käivitamine jäänud sellistesse võib-olla tavapärasest veel nagu kuidagi pingelisematesse aegadesse, et ma mõtlesin, ma selle mõtteringi sissejuhatuseks jagan ühte toredat momenti. Ma olen ise teen aeg-ajalt sellistele avatud gruppidele ka argumenteeritud juhtimise koolitusi ja mingid aastad tagasi tuli sinna koolitusele ka tänaseks meie hulgast kahjuks lahkunud Johannes Kert. Ja sel hetkel ta ei olnud enam Kaitseväe ülemjuhataja, muidugi ta oli lihtsalt Riigikogu liige, eks. Aga ta oli Kaitseväe ülemjuhataja sel ajal, kui mina olin ajateenistuses. Ja siis ta tuli ka esimesena koolituspäeval kohale, nii et meil tekkis selline väike võimalus nagu rääkida. Ja ma ütlesin selle omavahel rääkimise käigus välja, et ega vist nagu kaitsestruktuurides selle argumenteeritud juhtimisega nagu nii palju teha ei ole. Selle peale ta tegi ühe sellise muige ja ütles, et ta saab aru küll, et minu selline ajateenistuse kogemusest vaadates see võib-olla nagu ongi tõsi, aga et kui minna juba nagu paar juhtimistaset kõrgemale, et siis muutub ka kaitsevaldkonnas argumenteeritus ja argumenteeritud juhtimine vägagi nagu vajalikuks töövahendiks. Nii et ma olen seda lugu ikka rääkinud nendel puhkudel, kui kellelegi tundub, et siis, kui sellised ühiskonna turvatundega on nagu asjad haprasti, et siis jäetakse argument kuskile, kus see ja teine ja hakatakse sellise käsu ja keelu korras rääkima, et ma sain seal sel hetkel aru, et tegelikult ikka ei ole nii ja argumendiga on teha midagi ka ärevatel aegadel, aga kui tulla nagu selle juurde, mida nagu sinu töö ja väljakutsete juurde, siis ma saan aru, et Haridusministeerium siin saatis ühe sellise ringkirja kas eelmisel nädalal või, siis kui vaheaeg lõppes laiali, mida mõnes koolis saadeti lihtsalt nagu kirjana edasi, aga mõtlesin, ma küsin, et mida sina sellise äreva aja puhul oled nagu juhina oma meeskonna või ka võib-olla nagu kooliperega laiemalt teinud ja kust sa oled, kui sa oled leidnud mingit sellist kindlust või selgust neile, mida ma arvan praegu ikkagi hästi paljud ümberringi otsivad? Esiteks 2 asja, et kõigepealt meil on iganädalane koostöötund õpetajatega, et iga nädal meil on 75 minutit, kus õpetajad istuvad üheskoos maha, saame arutada tööasju, aga tegelikult laiemalt mõõta ka teisi teemasid. Ja just nimelt eelmisel nädalal me siis tegelikult mõõtsimegi seda ühelt poolt seda enesetunnet, millist tuge on tarvis, millist tuge on õpilastele tarvis ja mida me peaksime nii-öelda tegema. Ja ma ise nagu alati mõtlen selle peale, et hea tegevus kriisi ajal on ülioluline asi nagu 2 eesmärgil ja enda nagu meelsuse väljanäitamine on oluline. Sest et ühelt poolt sa saad öelda seda, mis sul nagu süda ütleb, eks ole, et mis on õige või kellele liiga tehakse. Aga paralleelselt seal on ka teatud sükene
väga õige egoistlik moment sees, sest et sellega on võimalik ka natukene enda ventiili tühjaks lasta. Sest et ja seeläbi ka näiteks me just eile emakeelepäeval siis õpetajate ja õpilastega koos korraldasime siis Kuressaare keskväljakul kõne, nii-öelda sükese kõnekoosoleku, kus siis õpilased pidasid kõnesid, peeti kõnesid nii emakeele auks, aga paralleelselt tegelikult õpilastel rohkem keelel ja meelel oli ikkagi see, mis Ukrainas toimus ja sai ka tegelikult enda meelsust selles mõttes näidata, mida nemad sellest kõigest arvavad. Ja mul on väga hea meel, et see sündmus toimus, eile oli Saaremaal suurepärane ilm, täna on suurepärane ilm Saaremaal ja mingis mõttes hea on see, kui teatud sõnumid on välja öeldud, sellepärast et õhk on puhtam. Me saame aru, et me elame põhimõtteliselt kõik samasuguste mõtetega ja kui peaks olema mingi sõnum, mis on täiesti kardinaalselt teistsugune, siis on ka hea, sest siis me saame ka sellega tegeleda, eks ole. Et igas mõttes niisugune ühelt poolt enda meeskonna tunnetuse kättesaamine, kas nad vajavad tuge või mitte. Ja siis sinna sekka ka laiemalt, eks ole, et õpetajad, õpilased on ka otsapidi nagu minu meeskond, eks ole, et ka neil tegelikult hea oleks olla, et ka nemad saaksid ühelt poolt selgust, mis maailmas toimub, aga paralleelselt ka tegelikult seda turvatunnet ja seda emotsiooni, et nad ei ole nagu üksi ja et me ei pea praegusel hetkel muretsema selle pärast, et kas nüüd kohe homme oleme meie, eks ole, et see on ka oluline, et natukene vaadata, kes ikkagi kõnelema tuleb, et samamoodi me vaatasime, et Saaremaa maleva endine ülem oleks ka platsis, et on väga hea kõnemees ja tegelikult täpselt samamoodi rääkis meie kuuluvusest NATO-sse ja mis see tegelikult tähendab, et see on ka alati see kommunikatsiooni küsimus, eks ole, et Vene propagandas ikkagi kiputakse alati ütlema, et NATO võtab kedagi enda alla või USA otsustas, et Balti riigid on nüüd NATO liikmed, aga ei, et see on alati meie enda tahe, me ise astume, me ise otsustame ja kui me oleme juba astunud, siis meie olemegi NATO. Et meie ümber ei ole mingisugust mingi müstilised mehed välismaalt ja müstilised naidest välismaalt, kes nüüd on NATO, vaid me ise oleme ka NATO. Et see on jälle mingis mõttes see kommunikatsiooni küsimus, et me väga selgelt ise ei kolistaks neid samu ämbreid, mida meile tegelikult siin paarkümmend aastat on juba ette pandud, et me ise kasutaksime selliseid võtteid, mis tegelikult meie enda tahteakti diskrimineerivad, et see on meie tahteakt olnud ja kommunikatsioon võib selles osas hästi selge olema. Mul oli väga tore kuulda, ma ei tunne isiklikult, kes on Saare maleva endine ülem, aga oli väga lahe kuulda, et sa ütlesid, et ta on nagu selge ütlemisega ja selge ja hea ütlemisega, sellepärast et mina olen mitmel puhul just nagu juhtidele kõne olulisusest ja kõnelemise olulisusest rääkides toonud Martin Heremit näiteks, kes nii vabariigi aastapäeva kui mingitel teistel puhkudel on silmapaistvalt häid kõnesid teinud, ma arvan paremaid, kui ma võib-olla olen nagu Kaitseväe juhatajatelt varem kuulnud ja just sellise nagu selgelt, aga sealjuures ka nagu põhjendatult rääkimise mõttes, ma arvan, on hea eeskuju, nii et tore, et meil tegelikult on meie nagu turvalisusest mõtlevate inimeste hulgas nagu rohkem neid, kes oskavad seda selgust ja kindlust meile luua. No muidugi, selles suhtes, et ma ise olen aktiivne Kaitseliidu liige ja just hiljuti avanesid uued kursused Kaitseliidus ja alati ma olen aru saanud, iga aasta alati avanevad ka kaitseliitlastele, nii nagu ka tegelikult kõikidele nendele, kes meil siis Kaitseväe Akadeemias õpivad, seal väga suur osa on ju kõnekunst.
et absoluutselt kaitseväelises struktuuris osata anda esiteks selget käsku, aga käsk ei ole ju ainukene, et see on inspiratsioon ja inspireerimine on meeletult oluline. Kuule, aga meil hakkavad vaikselt aeg jõudma lõpu lähedale. Ma tahtsin lõpus tulla ringiga tagasi nende tänaste noorteni, kes kohe varsti mul seal klassis on, kes sul seal majas kõikides klassides on. Et meie sinuga, eks oleme sellist ühist tausta, jagame väitluse maailma kaudu ja väitlusselts on selline vabakonna organisatsioon, kes on seda niimoodi mõnes mõttes haridussüsteemiga käsikäes, aga natukene nagu väljastpoolt seda Eestisse siin 20+ aastat toonud. Aga et kuidas sina mõtled sellest täna, et kuidas võiks teha niimoodi, et ma ei tea, veel 10-15 aastat tulevikus need asjad, millest me siin täna räägime, oleks võib-olla nagu nii, ma ei tea, kuidagi nagu baashügieen, et nendest peaaegu ei olegi mõtet enam rääkida, et ühel hetkel kõik, kes Eestis koolis tulevad, täna tegeletakse väitlus- ja argumendioskustega vist umbes 50 koolis, aga et kõik, kes tulevad meie haridussüsteemis, tegelikult oskavad öelda asju selgelt, põhjendatult, tõestatult ja nagu argumenteeritusega demokraatliku riigi kodanikena töötada, et sa oma koolis teed seal nagu lahedaid asju, aga et kuidas me selle nagu Eestis tervikuna ära teeks? Jah, no selles suhtes, et tegelikult Eesti õppekavad on pungil igasuguseid kursuseid ja aineid juba täis ja ilmselgelt on see, et iga ainesektsioon tahaks, et tema ainet oleks veel ja veel. Aga ja mingis mõttes, eks see ole ka kahe otsaga asi, et ühelt poolt väga õigustatuna loodusteaduslikku ja täppisteaduse aineid on Eesti haridus vaja. Meil on neid reaalainete eksperte vaja. Aga paralleelselt me ei saa nagu mitte kunagi ära unustada seda, et see, et sa oled reaalainete ekspert, ei tähenda seda, et sa ei peaks oskama väga selgelt ja väga hästi rääkida, et need ei ole üksteist välistavad tegurid. Ehk siis üleüldiselt laiemalt kõnekunsti oskus, üks nii-öelda klassikalistest kaunitest kunstidest, eks ole, ta on endiselt aktuaalne. See, et Saaremaa gümnaasium tegi 10. klassis väitluse kohustuslikuks kursuseks, see on väga väike samm. Et laiemas plaanis ka õppemetoodiliselt juba põhikoolis peab väga palju aktiivselt väitlusmetoodikat kasutama. Ilmselgelt see vajab nagu väga aktiivset ja tugevat õpetajate ettevalmistamist, aga ma nagu usun sellesse, et ühelt poolt on jälle selline 20. lõpuaastates, 30. alguses põlvkond, kes on tegelikult Eestis tugevalt juba sellest väitluse vaimust ühelt poolt nagu läbi imbunud, läbi kasvanud. Ja mul on nagu see usk sellesse, et see põlvkond tegelikult aitab ka seda asja nagu uuele tasemele viia, et see kõnekunst on au sees ja selle metoodikad jõuaksid tegelikult juba põhikooli. Et see ei tähenda seda, et põhikoolis peab nüüd eraldi kursus olema, lihtsalt väga palju asju erinevates ainetundides. Ma tõin enne siin selle geograafia õpetaja näite, kes kasutas väitlusmetoodikaid geograafia tunnis. Et need metoodikaid võib kasutada põhikoolis täpselt samamoodi geograafia tunnis, neid võib kasutada bioloogia tunnis. Väidelda saab tegelikult ükskõik mis teema üle ja see oskus näha mõlema poole argumente, teiselt poolt mingis mõttes struktureerida enda mõtteid, neid on vaja alati ja sa lihtsalt, inimesed tahavad ju näha ja välja paista alati adekvaatsed. Mitte miski ei ole parim adekvaatsuse määraja kui see, et inimene oskab selgelt rääkida. Ja mul on nagu hea meel selle üle, et siin on selliseid vahvaid, ma ei teadnud, et te tegite selle keskväljakul sellise nagu vabas õhus kõne päeva või kõne koosoleku. Siis, kui siin Paide teater tegi seda Paide 3000
aktsiooni, kus samamoodi inimesed tulid välja, tulid avalikku ruumi, pidasid eesti keeles kõnesid teemadel, mis neid puudutasid ja Eesti ühiskonda puudutavad. Et selliste sündmuste teke on minu jaoks alati olnud nagu rõõmustav näide sellest, et me tegelikult liigume õiges suunas selles mõttes, et demokraatia ei ole mitte ainult selline lipukiri ja sõna, vaid ta muutub inimeste tegelikuks käitumiseks, mis meid kaitseb nagu autokraatia leviku või vägivalla leviku vastu, sellepärast et need samad asjad, millest sa just rääkisid, et nagu erinevatelt pooltelt argumentide nägemine ja teineteisega nagu rääkides asjade lahendamise oskus, et need levivad igale poole ja et neid on ka avalikus ruumis näha, et see ei ole ainult üks paragrahv põhiseaduses, mis seda ütleb, vaid see tegelikult on igal pool nagu kõikide inimeste sees. Aga ma ei tea, lõpetuseks võib-olla koolijuhi käest paslik küsida, et mis su enda selline arengu või järgmine õppimise eesmärk on, et õpetame me siin küll, aga mulle meeldib teinekord inimeste käest küsida, et mida sa viimati õppisid ja B, mis sa järgmisena õppida kavatsed? Minu mentor Karmen Paul, kes ongi Viimsi gümnaasiumi koolijuht, et siuke tore Facebooki grupp on nagu õpiruum, kus siis Haridus- ja Noorteamet ka paneb igasuguseid toredaid koolitusi ja siis Indrek Lillemägi küsis minult sealt küsimust seoses sellega, et mis mu lemmikraamat on ja siis mul avanes võimalus küsida Karmenilt, et kuidas koolijuht puhkab. Ja mulle nii väga meeldis see, kuidas Karmen sellega alustas, et puhkamine on tõsine tegevus. Et usu mind, et 2 aastat ma ei ole põhimõtteliselt puhanud, et ma tahan õppida puhkama. Suvel ma kavatsen täiel rinnal puhata, kõik välja lülitada ja see on ülimalt oluline oskus mingisugust meelevärskust saada, et pärast puhkust on jälle värskem olla, paremad mõtted ja kindlasti siht jälle paremini silme ees, miks ma mingeid asju teen. Ehk siis, kes iganes seda vaatab, et kui ei oska puhata, siis tuleb õppida puhkama ja mina kindlasti plaanin seda ühelt poolt teha ja sinna sekka siis ka õppida, et kuidas veel paremini puhata. Super, aga selline sai siis meie selleaastane selline e-ideega lõuna. Loodetavasti olid mõned inimesed, kes nägid seda reaalajas ja said samal ajal siis taustaks lõunasööki süüa ja on terve hulk veel neid, kes vaatavad meid siis tagantjärele, jääb siis video üles Facebooki ja samamoodi läheb selle video salvestus üles Speaksmarti YouTube kanalisse, kus on terve rida videoid siis nende asjade kohta, millest me siin Ivoga natukene nagu vestelda ka veel jõudsime, nii et sealt saab siis seda videot ka järgi vaadata. Aga suur aitäh, Ivo, et sa leidsid selle tunni, et rääkida meile oma selliseid värske koolijuhi kogemusi ja väljakutseid ja siis selle valguses argumentidest ja selgetest sõnumitest juhi käitumises laiemalt ja soovime siis sulle ja Saaremaa gümnaasiumile ja Maritile väitluse õpetamisel palju jõudu ja edu. Suured tänud. Aitäh. Tänud. Ja